kätte on jõudnud reede, mis tähendab seda, et lõpuks ometi algab siis minu vlog ja täna ma olen siin koos Hugoga, lähme rahulikult stuudiosse. Kell on varajane juba, väga hommikul ja me jõuame siia minu lemmik koha juurde Tallinnas põhimõtteliselt. Siin on niisugune ilus vaade, aga vaatele ehitatakse ette suured tornid. Basseini. Võt, siin on üks suur bassein. Bassein, vaade. Ma ei tea miks, aga need granad sobivad väga hästi siia vaate juurde nagu. Mis oleks nagu suur linn. Sa pead rääkima Ülemiste vanakese legendist. Tallinn ei saa kunagi valmis. Nõus. Minul rääkis ka ema seda, kui ma esimest korda Tallinnasse läksin, oligi see, et kui kunagi peaks Tallinn valmis saama, siis Ülemiste vanake uputab Tallinna ära. Nii et kunagi olevat väidetavalt isegi Tallinna valmis saanud ja siis Ülemiste vanake oli veits pulli teinud ja pannud kuradi veevärgid teele, noh. Võt selline härrasmees on. Noh, näed sa siis, niiviisi jälle tunnelisse. Hommikused meilid ongi tehtud, mis tähendab seda, et nüüd tuleb edasi panna ja teha natukene teistsuguseid asjalikumaid asju, nimelt lähengi. Siis vaatan merchi jaoks asju. Näe, politsei. Vaata, kui tore. Vähemalt on teada, et on turvaline meil. Aga mis ma olen viimasel ajal avastanud on see, et üleüldiselt kuulan ma väga palju vähem muusikat. Nimelt mõni kuu tagasi isegi ma canceldasin endal Spotify subscriptioni, sest et ma reaalselt ei kasutanud seda üldse. Nii et kuna ma tahtsin mingit lugu kuulata, ma seda YouTube'ist ei saanud kuulata, siis ma pidin Spotify subscriptioni tööle panema jälle. Et seda telefonist sa ei saa ju muud moodi seda kuulata. Ja kuna nüüd mul on see Spotify subscription sees, siis ma üritan seda vähemalikult palju ära kasutada. Nüüd ma panen kõrvalapid pähe ja olen nagu iga teine noor, kes kurdi käib kõrvalapid peas, ei vaata üle tee kuskil ja läheb juba ja vaatab autolla ja tegelikult everything is okay. Ma vist minuga ei tegelikult ikka päris okay pole, aga ilm on väga hea vähemalt. Mis on väga hea. Aga lähme vaatame, mis selle trammis toimub ja Linkin Park paneb siis tümmi. Igal juhul, olukord on vägagi keeruline see nagu meie uude stuudiosse saamiseks, sest et sealt mööda tulla, nägite küll, ma pidin ikka päris kuradi passidete vahelt tulema ja käima. Igal juhul Spotify on pooleks kuulatud, sain oma asjad tehtud, tagasi stuudiosse lähen vaatan, mis seal Hugo Naut teeb. Etsin ta sinna üksinda ju. Ma ei tea, kas ma ikka oleks tohtinud seda teha. Või noh, veits kartus on ka, et huvitav, kas ta laseb mind ikka sisse tagasi, ma etsin talle võtme ka veel ja ma loodan, et ta on ikka sellest päris külm on. Mis sest, et kevad on, aga jubedalt ikka nõme on. Nii. Kuule nüüd palun, põls. Yes. No, mis toimub? Joo. No sa ei räägitud sõpru ei kutsu ju? Kuule seda. Minul siin on vlogil veel 47% jäänud. Hugo working away. Ja no, mis seal olukord on siis väga lihtne, et noh, tegelikult paneme selle tööle, siis on palju parem valgus. Asjad see tehtud, mis täna vaja teha on. Tegelikult ei saanud veel, tuleb veel edasi teha. Väga töine reede on rahulik. Lähme vaatame, kas õues on ikka veel sinine taevas. Mulle väga meeldis see taevas, kuigi mis sest, et külm on. Ja mine pekki, väljas on ikka veel valge. Ja taevas on sinine. This is good. This is very good. Näita oota näe. Kes pole näinud Instagramis on selline pilt üleval. Do you believe love after love? Jäime ja ootasime selle video. Mis selle renderdamise ära, jah, ootasime selle video renderdamise ära, laadisime ülesse, panin thumbnaili ülesse, praegust protsessib. Loodetavasti ikkagi inimesed saavad seda vaadata, isegi telefonist võib juhtuda, et lihtsalt võetakse telefonist maha see vaatamine, kuna me kasutasime seal muusikat, kuulasime muusikat, ja täitsa siis ei tea, siis infonupp.
seal ta on. Render tab. Kell saab kohe 7, mis tähendab, et ma saan Vikiga kokku, viin talle oma kirja ära, annan talle võtme, et ta saaks võtta asjad. Hea just listas, ma pean edasi minema järgmise ukse juurde. Tšau, kus poole sa lähed? Ma olen koju. Okei, davai. Hugo, vaata kui ilus taevas. Taevas on sinine, ilus on. Ilus! Vaata kui ilus. Vaata seda. Kohe varsti on igal pool lehed ka küljes, mine pekki. Jaa! Kohe seda kassi parem. Oota. Pärast tuleb mingi vana mees välja, sealt hüppab see nagu. Patsan! Нормально, ну давай, нравится. Нашлось. Laupäev. See kell ei tööta. Aga ma jäin õhtul riidetega magama. Ma käisin õues liivakastis mängimas. Tooks veel magada. Kergesti halvan olla. Ja ma magab veel. I'm very sorry. YouTube'ide video tuleb teha veel täna teha. Holy shit. Nonii, kena ilusat õhtut teile. Magasin terve päeva siin ja nüüd olen niimoodi tulnud. Nagu ikka niisugune vampiir õhtu pimedusse välja, nagu meil enamus eestlasi ikka, noori eestlasi, oma nädalavahetusi veedab, on ju. Aga une schedule on jälle nädalavahetusega pekki keeratud. Kui me... Mis ma nüüd tegelikult öelda tahtsingi? Me elame nüüd Erna juurde, kus Liina on juba. Nad teevad muffineid seal. Mina ostsin suure kotte matši ka kaasa. Meie ei hakka pidutsema täna. Meie lähme, teeme toredat vahvat hängi. Kappa joob ka paari tunni pärast. Ta olid võistlused ja me tähistame siis Kappa sünnipäeva vist. Mul on niisugune tunne. Kappal oli sünnipäeva eelmine nädal. Aga kohe näete teda, sest te saate ise soovida õnne talle. Kirjutada kommentaaridesse sellel hetkel. Ärge veel kirjutage kommentaaridesse seda. Mine panen mu kõrvaklavid pähe ja kuulan oma muusikat teile edasi. Ma ei teadnud, et sa vlogid. Muidugi ma vlogin, nädalavahetus on ju. Okei. Kas on halb? Ei ole. Ja sa tuled nii lähedale sellega, staab. Ole hea, Liina hirm nüüd. Mis värvi šokk teiselt poolt välja tuleb? Ma loodan, et sinine. Ma loodan, et sa teed mulle head meelt. Ma ei tea ise ka. Kaugel sa oma muffinitega olete? No ei ole veel alustanudki. Mängisime matšime. Disappointment, niukene. Nii hull disappointment. Okei, ma räägin tüdrukutega juttu ja näete, vaadake, selline on minu kaamera välja. Ma ei saa neid süüa. Igal juhul. Ma lähen tegutsen, räägin tüdrukutega juttu, reid lahti ja siis vaatame, kui Kappa tuleb, siis räägime edasi. Tšau. No joo. What's up? How you doing? Kohe ei pea nagu filmima. Okei, pärast poole siis. Good morning, hommik, pühapäev, seekord ei magagi sisse, aga Liinale väikene üllatus. Õnneks nimelt üks neiu on joonistatud Liinast pildi, suure pildi väidetavalt ja tahtis Liinale üle anda niimoodi, et Liina ei teaks, sest Liina teab, et keegi tuleb, aga ei tea kes, mis mõttes neid vaatame, mis siin saab. Nõne, tšau. Tõesti siis, holy mother of god, kui näita seda. Minna kõiki, see on biggest ever. Holy shit. Eks on näha, mis Liina sellest arvab. Ei ole nii. Mida? Oota, ei, ma olen hästi rahulik praegu. Sina tegid selle. Kas sa lihtsalt tead seda tunnet, kui sul ei tule mitte ühtegi sõna suust välja, sa oled lihtsalt nii šokis? Vaata, see on täpselt sama. Täpselt sama. What? Kas tegid seda koolitööna või niisama? Niisama. Holy shit. Kaua sa tegid seda üldse? Koos muudatustega mingi nädal. Nii, ma just lõpetasin YouTube'ide video filmimisel, see kaamera on kuum. Kui te muideks te ei pannudki vist võib-olla ilmselt tähele seda, võib-olla mõned panid, aga ma olen praegust Liina kaameraga, sest et ma jätsin eile oma kaamera kogemata Erna juurde. Näed, ja sain ka oma väikse ilusakese tagasi. Kapten Erna, jah? Ahoi! Teile ma ütlen tšau.
Ja olge tublid, ärge tehke neid asju, mida mina ei teeks, või just tehke neid asju, mida mina ei teeks. Tšau! Nagu näha, siis YouTube'ide video on küll saanud ja kell on 20:37, mis tähendab seda, et pühapäev on lõppemas ja ongi läbi meie nädalavahetus, mis konkluudib ka meie vlogi. Aga enne kui ma vlogi lõpetan, tahan ma väike shoutouti teha Sobjanile, kes siis tegi selle intro. Eelmises videos juba nägid seda, paljud olid väga head positiivsed tagasisidet. Tänud jälle, et te vaatasite nii kaugele lõpuni ära ja ma loodan, et te ei pidanud poole pealt ära klikkima, sest et nii igav oli. Igal juhul meie näeme nagu ikka juba varsti siin reedel siis. Auf Wiedersehen, tschüss, bye! See YouTube'ide video tuli küll ikka täiesti mõttetu. I am very sorry for that. See on see, kui sa jätad asjad lihtsalt viimasele mintsile. Nüüd sellepärast ma olengi endale sellesse järgmisesse nädalasse nüüd pannud vist juba 3 filmist. Ja ma filmin asju ette ära, et mu videod ei tuleks tõesti nii casualid ja paneks natuke rohkem aega nendesse. Sest et ma olen teiste asjade varjus jätnud oma videote tegemise täiesti niimoodi